Hei ho! Vot, nüüd ei olegi vlog, vaid ma mõtlesin, et teen teile siukse asja nagu minu ilulemmikud 2024, mille ma siis kindlasti võtaks kaasa endaga aastasse 2025. Et siuke, neid tooteid, ütleks, on ikkagi omajagu, aga ma valisin välja kõige lemmikumad ja jagasin need põhimõtteliselt siis kategooriatesse. Mul on siis juukseasjad, kehaasjad, meigiasjad ja skincare asjad. Et kuidas, mille jaoks kõige parem on ja kuidas need mind aidanud on. Ma alustaks siis kohe, mul on siin kõik ette laotatud ilusti, aga ma alustaks siis kohe haircare'ist, et kuna ma ikkagi olen juuksur, siis võtame kõige tähtsama enne. Alustame peanahast. Peanahk. Et juuksed üldse kasvama hakkaks, peab peanahk olema ilus, puhas, hoolitsetud. Ja mulle väga meeldib sellest aastast, siis, mille ma kindlasti võtan kaasa, Nioxiini õrnalt õhenevatele juustele, mida ma panen siis pärast pesu puhastesse juustesse. Vahest panen ka, näiteks täna õhtul panen enne magama minekut natuke, et ta saaks öösel võrkida ja kui ma hommikul pea ära pesen, siis on kõik toime ilusti olemas. Et kindlasti nägin, et mu juuksed kasvavad palju nagu mitte otseselt kiiremini, vaid nad said oma algse kiiruse tagasi ja nad on kindlasti tihedamad, tervemad, paksemad, väga palju beebikarvu on. Praegu ei näe, sest mul on ilmselt slickback mida ma ise ei soovita kanda, aga mis sa teed? Vahest peab. Et jah, kindlasti väga hea toode. Siis teiseks Olaplex number 6, minu Holy Grail. Lihtsalt soovitan kõigile klientidele. Ise kasutan kogu aeg, võtab ära kahu, kuuma kaitse on siin sees. Võib panna märgadesse juustesse, kuivadesse juustesse, slickbacki tehes võid panna, ma ei tea, nüüd mul ongi see väike asi mind sinna veits närvida läheb lahku. Ühesõnaga, paned siia, samal ajal kui on juuksed slikis, vähemalt mingigi treatment on neil olemas. Kui sa oled otsingul, et võib-olla õli on sinu jaoks liiga palju, aga ikkagi tahad sellist mõnusat niisutust pärast siis pärast pesu ja ka pesukordade vahel, saad ka kuivadesse juustesse panna, võtab silub mõnusalt kõik ära, siis kindlasti soovitan. Ja siis viimaseks ei ole. Nüüd tooteks on siis see Olaplexi volüümi blow dry mist. Väga mõnusalt annab volüümi, et pead ligi ei hoiaks juuksed ja üleüldse annab seda Olaplexi siis patenteeritud molekuli, mis siis aitab juukseid ravida seestpoolt. Last but not least, meie setikesed. No cap. Ma reaalselt ütlen, et ma kasutan neid vähemalt 3 korda nädalas. Kindlasti 2, sest siis ma pesen pead ja vahest ka rohkem. Ma enam väga seda punupatsi asja isegi ei harrasta, et kui ma tahan punupatsi teha, siis ma teen lihtsalt kas selle unicorn stiiliga või siis ümber pea, aga jah, need setid, need on lihtsalt life changing. Kui ma tean, et mul on järgmine päev vaja vara tõusta, ma ei viitsi oma juustega mitte midagi teha, pesen eelneval õhtul ära, panen pähe, mugav, mõnus magada, hommikul võtan peast ära, võin minna. Good to go. Põhimõtteliselt, et meiki pole on ju vajagi, sest juuksed on nii ilusad. Neid siis saab Browsi kodulehelt, browsi.ee, et minge vaadake järgi. Ja valentiinipäev on tulemas, varsti ka naistepäev, et miks mitte endale väike kingitus osta. Nüüd liigume edasi kehahoolduse juurde. Mis mulle väga meeldib, on mulle saadeti selline Macateia kehakreem. Ta on üli hea lõhnaga ja tõesti teeb naha mega pehmeks. Kui ma ei eksi, siis Magda Beauty saatis. Et tõesti soovitan, väga mõnus. Ma olen kuulnud ka, et see Laureni kreem pidi väga hea olema. Lushi kehaspreid. Hidden Gem, täiesti haige. Nagu need püsivad peal mega kaua. Iga kord, kui ma selle peale panen, ma saan kiita, et mul on hea lõhn. Mis lõhn see on? Ja ma kunagi ei mäleta nende nimesid, sest need on igasuguseid. See on siis Space Girl Limited Edition, nii et ma ei tea, kas seda seal on, aga mulle see lõhn ulmeliselt meeldib. Lush on looduslikum ka ja üleüldse väga hea lõhnaga ja kestavad kaua. Ja sa saad kiita. Lissia. Vahet ei ole, mul on rohelist värvi, nüüd ostsin selle, mis ei anna siis värvi on ja musta valge ühesõnaga riietele 48 tundi. Üli hea.
ta on nagu märg deodorant, ta ei ole aerosool. Et seda peab õppima natukene kasutama, et ta on lihtsalt niivõrd hea ja ta tõesti hoiab seda halba kehalõhna siis ära. Lõhnaõli. Mulle üldse meeldivad parfüümid väga. Ja siis Crème de la Crème'is läksin, nuusutasin Ex Nihilio parfüüm. Ühesõnaga, see on imeline parfüüm. Kestab peal ülikaua. Mina võtaks nüüd meigi asjad. Mulle meeldib väga meikida. Ma olen ka nagu väike siuke meigikunstnik võib öelda või vahest ikkagi teen meike ka ja meeldib erinevaid asju katsetada, aga kuna mul on nagu enda peal eriti siis hästi poorne nahk ja väga palju vaeva nägema, siis ma pean hästi hoolikalt valima tooteid, mida ma oma näkku panen, et punne ei tuleks. Fenty Beauty Ease Drops Blurring Skin Tint toonis 7. Sobib mulle väga hästi. Hästi kerge, hästi mõnus, igapäevaseks kasutamiseks. Väga hea toode. Kindlasti soovitan katsetada. Kontuur. Mina pean alati kontuurima, bronsima siis. Ja hästi hea pulk on see Rare Beauty oma. See on siis toonis Happy Soul. See on täiesti otsas ka mul. Täiesti otsas, nagu ma pean pintsliga siit seest lihtsalt panema ja ma pean uue tellima. Ja selle jaoks, et ma ei oleks rasvane, sest et this girl is oily. Nagu, see on nagu, ma olen kõige õlisem ever. Ja igale meikarile ma alati ütlen seda. Ühesõnaga, Huda Beauty, Cherry Blossom Cake, Baking Powder, lemmik, loose baking powder. See on reaalselt asi, mida ma panen iga Get Ready või nii, mis iganes videotes peale unnikuga lasen selle korralikult settida. Ripsundus, ma arvan, ma olen juba päris mitmes videos rääkinud ka. Kiko Milano Maximode Long Lasting ripsundus. Mul on mitte veekindel, seda on veekindlad ka. Ta on selline hästi pisikese siukse harjakestega ja saab igale poole väiksemate karvade juurde ja nii edasi, et mulle hullult meeldib. Kuna mul on õline nahk, siis mulle kõik ripsmedushid lähevad silma alla ja ma olen täheldanud, et see nii palju ei lähe. See on mega tore ja sellepärast ma olen seda ka kasutama jäänud. Ja meigi asjadest viimaseks. Mina siis valisin endale Make Up Foreveri sellises toonis värvi ja see on siis Versatile Chestnut. See on räme ilus, ma ei viitsi seda panna praegu, aga see on nagu minu nahatooniga ja nagu see sobib, ma tunnen, et see kohe lisab selle kiki mu näole, mida on vaja, nagu mida meik peaks lisama, et ta natuke overline'in ja ta jääb nagu nii ilus, et ta ei ole liiga tume, aga ta ei ole liiga hele ka, et ta täpselt nagu annab meigile sellise, ka igapäeva meigile, siukse mõnusa touchi juurde, et ma tunnen ennast nagu naiselikul, nagu ma oleks värskelt mingi ultes käinud. I'm in love with skincare. Alustame näopuhastusest. Ma olen otsinud väga palju endale näopuhastajat, mis ei kuivataks, aga mis puhastaks mustus ära ja nii edasi. Ja mina siis läksin kosmeetiku juurde, oma karmenikese juurde ja ta soovitas mulle sellist Akademii õrnalt koori puhastus emulsioon. Ühesõnaga, mega game changer mu näopuhastuses. Mis ma siis teen on ja pesen näo ära. Nii üldjuhul ma lasen endale näodu ja mu lemmik näodu. The Difference Care & Fix Face Mist. Seda ma siis lasen päeva jooksul meigi alla, meigi peale, niisama näo kreemi alla, kreemi peale. Nagu see on mu lemmik nagu näha ka, siis see on täitsa otsas. Kui sa oled näodu otsingul, siis that's the thing. Nagu pestud, udu lastud, võtan seerumi. Tegelikult mul on nüüd 2 seerumit, aga ma otsustasin praegu selle kasuks, sest seda ma olen kauem kasutanud. See on siis Clarins'i Double Wear Clarins'i Double Serum ja ta lõhnab mega mõnusalt, aga jah, see jätab mõnusaks, mul on siuke glass skin, mõnus hommikul, ei täida poore, väga hea, aga jällegi downside on sellel see, et see on pricey. Järgmiseks näokreem, Glardie, Korea bränd, sellist kreemikest, seda läheb vähe, ma lihtsalt panengi, ta on siuke valge lihtsalt, paksem, pigem paksem ja väga mõnusa. Siukse pigem tagasihoidliku, pigem ei olegi nagu lõhna, siuke mõnus värske on ja. See on vaja hommikuti ja õhtuti. Nii taas ma teen oma skincare ära, vannitoas.
mingid tooted on mul magamistoas siis selle väniti peal ja mida ma seal alati siis panen. Uusleid. Mul praegu ongi huuled kuivad. Nibukreem. Ma lihtsalt räägin sellest igal pool. Aga tõesti. Nagu nii hea. Rämedalt niisutav. Väga mõnus. Tuub ka süke hea väike. Ja uus avastus on see M2 Beauté seerum, activating seerum, et põhimõtteliselt leiti need inimesed, kellel on silmad haiged või mingi asi, mis rohi nad kasutavad, neil kõigil olid pikad ripsmed ja siis hakati uurima ja tuli välja, et seal on mingi aine, mis kasvatab ripsmeid, aga ei ole hormoon. Midagi sellist, et ei ole hormoonipõhine ja kuna mul on hästi tundlikud silmad, need teised mingid õlid ja asjad, no ei, minu peal ei toimi, no mida ma teen, need teised mingid olapleksi asjad ja mis ma proovin tahan, no tõesti ei toimi. Ja siis olen proovinud neid hormonaalseid, räigelt toimivad, aga silmaalused on täiesti lillad ja silmad kipitavad. Aga vot sellega ei ole ja noh, praegu on hästi vähe ripsme duši, lihtsalt tõmbasin ühe kihi natukene, aga kui ma ära värvid, siis nad on ikka päris pikad. Kinske, näo guasha, mis siis veits nagu liigud, ise kui ma tunnen, et ma siis teen endale neid guasha liigutusi, ka samal ajal kuidagi mudib mul lihaseid, pluss ta vibreerib, et räigelt hea. Tšuke, masinakene, näo jaoks siis. See on näole tüdrukud ja siis teengi lihtsalt niimoodi, et guashatan siit niimoodi. Ma olen ka suht puffi puffis olen hommikul on hästi süke paistes, et tõesti võtab ära. Ühesõnaga, mida vanemaks sa saad, mida rohkem sükesi mossitad ja teed igasuguseid nägusid, siis tulevad ka sellised fine line'id, isegi siis, kui ma ei tea, kasutan parimaid kreeme. On face taping. Neil on siis konkreetselt siia kohale kurjus ja korts ei süveneks ja mida ma teen? Ma võtan õhtul, teen skincare'i ära ja siis panen sellise kleepsukesega face tape'i. Siin on siis hyaluroonhappega koos. Neid on nagu hea mingitele sellistele väiksematele kohtadele panna. Et face taping on kindlasti olnud aasta 2024 süke avastus. Tõesti tunnen ja ma tõesti näen, et mul on vahe sees hommikul ärgates. Nägu on esiteks kuidagi vähem puffi, teiseks siledam ja kuidagi liftim, et juba ongi, et kuna sa paned need teibid siia, siin seda kurjus ja kortsu nii palju ei ole, paned teibid ka, et tõmbaks näo üles poole ja ongi nagu naturaalne facelift olemas. Hair and Nails Gummy Bearsid. Mul on vist täna need võtmata ka. Ja siis iga päev tuleb võtta sellised 2 kummikaru. Mega hea maitsega ja aitavadki sul siis, siin on vitamiin A, C, D, E, B6, B12, biotiin, tsink, jood, seleen. Ühesõnaga kõik vajalik tervete künte jaoks ja tervete juuste jaoks ja ripsmete jaoks ja üleüldse naha olukorra jaoks. Aga seda peaks ikkagi, et kui sa tead, et üleküllust ei tekiks, kuigi enamus asju sa vist pissud välja, aga ikkagi, et seda peab enne hoolikamalt vaatama, et kui sa hakkad neid tarbima. Aga ma siis võtakski selle videokese kokku, kui sa tunned või arvad, et sulle võiksid ka midagi meeldida, siis proovi. Kui tahad midagi täpsemalt küsida, kus, mis, mida siis vabalt võid mulle kirjutada, vaatame, võid kommentaarimisse ka jätta midagi, mida sa näiteks järgmiseks näha tahad. Mulle mulle räigelt meeldib vaadata sükseid videosid, kui inimesed reviewvad erinevaid tooteid ja mis on nende lemmikud. Et jah, ega siis midagi. Selline oli siis mu väike review minu lemmikutest, toodetest. Kõik siia ära küll ei mahtunud, aga pidin need parimad valima. Nii et ma loodan, et sulle meeldis see video. Pane siis juba tead niikuinii, mis sa tegema peab, et jah, tore. Näeme jälle. Tšau!